Tervist, minu nimi on Mari-Liis Priilin ja tahan teile rääkida oma loengu teise osa. Loengu nimeks rasedusest ilma ilustamata, mida päriselt oodata. Selles loengus on 3 erinevat osa. Alustame me vaktsiinidest, räägime põgusalt raseduse ajal olevast vaimsest tervisest ja lõpetame erinevate müütidega, mida võiks teada ja mis on tegelikult tõsi. Vaktsiinid, mida me soovitame rasedatel teha raseduse ajal, on järgnevad. Gripivaktsiin. Gripp on olnud juba väga pikalt meie soovitus, sellepärast rasedus iseenesest on periood, mis kestab pikka aega, tervelt 40 nädalat kui tähtajani ja +2 nädalat kui tähtajast üle kanda. Ja öeldakse, et kui naise rasedus jääb mingis perioodis gripi kõrghooaega, siis oleks mõistlik gripi vastu vaktsineerida. Gripivaktsiin on lubatud rasedatel teha igas trimestris. Seda saab küsida siis oma töökoha kaudu või ka läbi perearsti. Teine vaktsiin, mis on saanud aina populaarsemaks, on läkaköha vaktsiin. Ja siin konkreetsemalt me soovitame pigem just vaktsineerida naisi 3. trimestril. 3. trimester algab rasedusnädalate mõttes peale 28. nädalat. Ja miks just 3. trimestril? Seetõttu, et kui tulevane ema vaktsineerib ennast 3. trimestril, siis antikehad saab ka tema kõhus arenev loode. Ja kui laps sünnib, siis esimestel elukuudel on ta läbi emalt saadud antikehade läkaköha vastu kaitstud, enne kui tulevikus saab ta enda esimese läkaköha vaktsiini. Nii saame me oma vastsündinud last kaitsta ka edaspidi raskemate tüsistuste eest ja läkaköha haiguse eest. Vaimsest tervisest. Vaimne tervis on väga lai teema ja õnneks on meil ka erinevaid spetsialiste, kes aitavad seda tervist hoida. Esimene spetsialist, kelle poole me tihtipeale pöördume raseduse ajal just, on nimega raseduskriisi nõustaja. Nimi ise on natukene võib-olla kriisinimeliselt ehmatav. Tegu on väga hea spetsialistiga, kes toetab meie naisi raseduse ajal kui ka sünnitusjärgse perioodi ajal. Tuleb vaid rääkida oma ämmaemandale, et ma sooviksin kellegagi rääkida ja ma sooviksin tuge või on juba varasemalt esinenud näiteks ärevuse tõusu või depressiivseid perioode, depressiooni diagnoositult, siis raseduskriisi nõustaja oskab oma kogemuse põhjal toetada läbi erinevate koolituste ja olla ka perede suhetes erinevaks nõuandjaks toeks. Teine variant on suunata naine psühholoogile. Ida-Tallinna Keskhaiglas töötab ka eraldi kliiniline psühholoog, kes töötabki naistekliiniku naistega nii raseduse ajal kui ka sünnitusjärgses perioodis. Kõige enam pöördutakse psühholoogile erinevate ärevushäirete diagnoosidega kui ka depressiooniga ja kui naisel on varasemalt episood olnud ka enne rasedust, siis oleks ämmaemandal hea mõte naisele seda juba varakult pakkuda. Kui naine tunneb, et ta hakkab ennast kehvasti tundma ja selline meeleolu langus on püsinud nädalaid, siis kindlasti julgege küsida oma ämmaemandalt soovitusi, kas teie jaoks oleks parem nõustaja just raseduskriisi nõustaja või võiks käia rääkimas meie kliinilise psühholoogi juures. Ja 3. variant on pöörduda ka psühhiaatrile, vahel läheb ka meil sellist spetsialisti vaja. Tegu on siis vaimse tervise spetsialistiga, kes on arst ja temal on õigus väljastada ravi üle hinnata, pikendada. Et teinekord tulevad ka arvele naised, kes juba võtavad erinevaid ravimeid, nagu näiteks antidepressante ja on vajalik psühhiaatri poolt üle hinnata, kas antud ravimiga võib raseduse ajal jätkata või mitte. Psühhiaatri juures käivad vaimse tervise probleemidega rasedad edasi ja see on väga soovituslik mitte katkestada ravi raseduse ajal enne, kui oled oma psühhiaatriga läbi rääkinud. Ja teinekord raseduse ajal tekkivad probleemid, vajavad esmakordselt ülehindamist, siis saad nõu ja hea info enda ämmaemandalt või naistearstilt,
kes saab sind suunata psühhiaatri vastuvõtule. Natukene räägin teile ka müütidest, sest nagu ikka, levib neid rasedate hulgas väga palju. Üks selline sagedasem müüt on, et ma olen rase ja võin ning lausa peaksingi sööma 2 eest. Tegelikkuses see tõele ei vasta, absoluutselt mitte. Et esimene trimester näiteks kilokalorite mõttes ei ole üldsegi tegelikult naisel vaja saada lisakaloreid. Järgnevatel trimestritel tõesti natuke kaloroost tõuseb, kuid see tähendab ikkagi tervislikku toitumist ja täisväärtuslikku toitainete saamist. Praegusel hetkel on meil ka võimalus suunata oma rasedaid naisi toitumisnõustamisse ja kui naisel on sellega mure, siis ämmaemand saab anda esimesed nõuanded. Tegelikult öeldakse, et raseduse ajal on energiavajadus suurem piltlikult vaid 1 väikese banaani võrra. Et kui võtta see banaan silmade ette, siis me saame kõik aru, et tegelikkuses müüt, et ma peaksin sööma 2 eest, kindlasti ei kehti. On ka järgmine tore müüt, et miks mul on endiselt paha olla, aga rasedus on lõpusirgel, sellepärast et nii-öelda morning sickness või hommikune iiveldus leiab aset ainult hommikul, on tõesti üks väga suur müüt. Jah, see paljudel juhtudel on nii, sest rasedushormoon, mis naisel hakkab tõusma raseduse algusest, tekitab sellise iiveldustunde ja teinekord ka oksendamise, kuid see võib mõnel naisel püsida ka läbi raseduse. Iga päev kindlasti ei pruugi olla sama tugev iiveldus, kui oli eelneval päeval, kuid see ei tähenda kahjuks, et see raseduse lõpuni teid täiesti rahule jätab. Hea mõte on alati sellel puhul rääkida oma ämmaemandaga, sest et praegusel hetkel on meil olemas väga hea ravim nimega Sonvea, mida saab retseptiga väljastada, kellel esineb tugev raseduse alguse iiveldus ehk raseduse alguse toksikoos. Leebemad meetodid on süüa väiksemaid portsjone, jätta söögivahed väiksemad, juba võtta paar esimest ampsu enne voodist välja tulekut, et mitte lasta enda magu väga tühjaks minna. Kui kõht on väga tühi ja veresuhkur langeb, siis tegelikkuses iiveldus üldjuhul ikkagi suureneb. Nii et kahjuks selleks müüdiks me peame ka ütlema, et 100% me ei saa rasedale lubada, et esimesel trimestril olev iiveldus kaob täielikult. Loodetavasti olete küll nende õnnelike seas. Müüt number 3 ja sinna alla läheb väga palju erinevaid ütlusi. Ehk, et kuidas saada aru, et laps hakkab varsti sündima või kuidas saada aru, kas tegu on poisi või tüdrukuga. Räägitakse, et kui kõht on suur, siis on oodata poissi. Kui naine ootab poissi, siis ta läigib ja on ise väga ilus. Kui ootab tüdrukut, siis tüdruk võtab emalt ilu. Ja 3. variant, kui kõht on terav ja ettepoole, siis tuleb poiss ja kui kõht on lai ja hajub külgedele, siis tuleb tüdruk. Võin kindlalt väita oma tööd tehes ja praktiseerides, et kõik need 3 on täiesti valed laused ja mitte kuidagi meile ei ennusta seda, kas tuleb poiss või tüdruk. Loomulikult võib minna täppi, kui keegi varasemalt on teile öelnud midagi sellega seonduvalt, aga tegelikkuses mingisugust teaduslikku seost sellel ei ole. Usaldagem siiski ultraheli uuringuid ja erinevaid geneetilisi teste, nagu näiteks tänasel hetkel on selleks Niptify test. Müüt number 4. Rasedad ei tohiks käsi üle pea tõsta ega pesu kuivama riputada. Varasemalt oligi see väga seotud just niinimetatud pesu kuivama riputamisega, sest see eeldas seda, et naine tõstab käed üle pea ja vanarahva tarkus ütles, et jumala eest rase seda teha ei tohi, seetõttu, et nabaväet võib minna lapsel ümber kaela. Teaduslikku alust sellel päris kindlasti ei ole. Tänasel hetkel on rasedad väga tublid, teevad palju trenni, teevad kindlasti ka harjutusi, mis hõlmavad endast käte üle pea tõstmist. Seetõttu loeme selle kohe kindlasti müüdiks ja võib rahumeeli seda pesu kuivama riputada, kui ka edaspidi erinevaid trenniharjutusi teha. Kuidagi ei mõjuta see
nabaväeti teie beebi küljes teie kõhus. Ja kõige mõistlikum on alati küsida enda ämmaemandalt, kes teie rasedust jälgib. Eraldi on ka ITK-l väga hea ämmaemanda nõuandeliin, mis on kõigile helistajatele tasuta tööpäevadel esmaspäevast reedeni 8–4 numbril 606 7576. Usun, et saate kõigile oma küsimustele vastused. Ja teine veidikene erakorralisem telefoninumber, mida me alati jagame, on meie valveämmaemand, kes on väga tubli statsionaari töötaja ja võtab meie sünnitajaid naistekliinikusse vastu, hindab, kas tegu on juba aktiivse sünnitajaga või võib veel oodata. Tema vastab telefoninumbril 5308 0874 ja 24/7 on võimalik temaga konsulteerida. Kindlasti kirjutage need numbrid endale üles ja olete väga meie majja oodatud. Aitäh!